Hei! Täna siis selline äge päev, et hakkame kasutama Geon Rimmi. Meil on selline õnnelik seis, et me saime endale sisuliselt puhtad väljad, saame neile keraamikat paigaldada. Nüüd, kui sinul nii hea lugu ei ole, siis siin ees on 3 toodet. Geonil on pakkuda Iron Tar või siis Iron Wheel Cleaner, millega saad oma mustad väljad juba puhtaks teha. See viimane on kombo nendest 2 eelmisest ja sisaldab ka pesuainet. Just. Aga meie puhul siis enne keraamikat teeme need samad väljad ilusasti prepiga puhtaks. Elimineerime igasuguse tolmu, mis iganes rasujäägid. See on alati viimane samm enne keraamikat. Ja siis väljakeraamika Geon Rim kestab kuskil aasta, et hooaja saab ilusasti sellega nagu hakkama. Aitab sul puhastada seda velge edaspidi lihtsamini. Rimmi kohta tegelikult räägiks nii palju juurde ka, et ta on hästi kuumakindel, et ta on mõeldud just velgede peal kasutamiseks ja isegi värvitud nende pidurisadulate peal. Just, et seal tegelikult ikkagi, kui hoolega pidurdada, siis temperatuurid lähevad nagu sadadesse kraadidesse. Et see on selles mõttes oluliselt teistsugusem pind kui auto värvipind. Üks asi on veel, et seda võib panna igasuguste velgede peale. Et võid panna kroomi peale, läikiva värvi peale, mati peale, et ta toimib igal pool hästi ja jätab hea efekti lõpus. Paigalduses samamoodi, et tegelikult nagu sisuliselt üks reegel on, et kasuta kindaid, sest see toode on ikkagi keraamika. Aga sealt edasi on olemas Geoni see aplikaatorblokk, siis on need sueedid, millega seda keraamikat peale panna. Küll aga keegi tegelikult ei keele kasutada ka coating applicatorit, mis on siis see uuem versioon samast asjast sisuliselt. Okei, aga siis hakkame vaikselt prepime pinna ära ja alustame keraamika paigaldusega. Meie velg siis, nagu mainitud, on tegelikult täitsa karbitoode, aga kui nagu süveneda selle Geoni valgustiga, siis tegelikult näeb ikka nagu mustust ja selliseid asju, mis peab nagu enne keraamikat ära eemaldama. Et kas või kui siia kuskile sisse vaadata, siis tegelikult on näha, et see on kõik tolmu siin kogunud ja mustust täis on. Et selle siis eemaldame enne ära. Ja prepiga, et hästi niimoodi lihtsasti, aga sisuliselt spreime seda toodet siis lapile ja lapiga siis tõmbame üle selle. See tundub videos ilmselt 10 sekundit, aga tegelikult siin tuleb nagu korralikult see eeltöö ära teha, et tulemus hea jääks. Nii, väljad on prepitud ja nüüd siis on aeg keraamikat peale kandma hakata. Tasub jaotada velg umbes mingi veeranditeks ja siis hakata tegema, et teed ühe osa ära ja siis pühid maha kohe puhta lapiga. Kui sul on juba avatud keraamikapudel, et siis tasub enne see ära puhastada, et seal ei oleks neid kuivanud tükke, mis võivad nagu värskele pinnale peale jääda. See on klaas kõik. Paneme aplikaatori peale ainet. Päris läbimärjaks ei tee, aga siiski midagi peaks olema. Ja hakkame siit minema, et ma teen selle osa mingi 12 ja 3 vahel ja siis teen mingid lihtsamad pinnad kõigepealt. Ja siis läheb järjest keerulisemaks. Väiksemate kohtade jaoks juba võib sõrme otsaga näiteks või millegi iganes aidata juba. Nende aukudega ka, ma arvan, panen pastaka otsa selle asja veele. Ja veerandiks jagasid selle välja sellepärast, et nüüd vahepeale teha siis see wipe-off. Ja soovitatakse hea, et päris tervet velge ei tee, eriti kui ta on nii keeruline nagu see on. Et muidu ta natuke taheneb ja muutub selliseks kleepuvaks ja siis on teda raske maha saada. Veerand on siis kokku tehtud ja nüüd lihtsalt pühid maha. See aitab ka nagu seda veel ühtlasemaks teha ja et ei jääks ebatasasusi ja mingeid defekte. Kõik need lapid ja aplikaatorid ka, et on ühekordne kasutamine siiski. Kui sa ühe korra paned keraamika peale, siis seda enam väga pesta ei saa, et uuesti kasutada samaks asjaks. See pool on nüüd tehtud, et raske osa on selle välja puhul läbi ja saab selle kergema osa juurde asuda. Et sees teeme ka ära
siis seda tolmu ja pigi jääb siia ka vähem ja saab lihtsalt survekaga puhtaks need. No kuule, seda poolt on poole lihtsam teha, eks? Pigem on. siis ma teen selle pärleli osa ära ja siis teeme kodarad. Ja nüüd siis see viimane samm, et kus me siis eemaldame ära selle üleliigse toote. Nice, okei. Korras. Nüüd need väljad on siis kaitstud ka umbes aastaks või kauemaks ja edaspidi on neid lihtsam hooldada ja püsivad ilusad. Väike värvi võimendav efekt on ka neil. Nüüd jätame selle välja siia 24 tunniks seisma. Sellega tõmbamegi selle video kokku, et me ei hakka nagu 3 velge veel juurde lisaks näitama, et see protsess on identne. Et hakkame siin vaikselt pusima nende järgmise 3-ga, kordame seda, mida me just tegime ja ongi töö tehtud. Ja tänan vaatamast ja näeme järgmine kord. Okei, tšau!